Arreteerimine läheb viraalseks pärast seda, kui 2 OnlyFansi modelli otsustavad väidetavalt, et lennufirma istekohtade skeem on vaid soovitus. Kas teil on pardakaardid olemas? See on hullumeelne. Ei, meil ei ole. Ilmselgelt oleme me purjus, et ei taha meiega tegeleda. Meil ei ole pardakaarte. Kui korrakaitsjad on sunnitud sekkuma, otsustavad need reisijad teha just seda. Mind visatakse välja, sest ma istunud õiges kohas. Näed, söö. Tõuse. Aga tead mis? Kogu arreteerimine on jäädvustatud kehakaamerale, nii et viime teid läbi nende viiruslike hetkede ja järgnenud kaootilise olukorra. Tõuse üles. Tule nüüd. Tõuse üles. Vabandust, mul oli lihtsalt, ma pean pissile minema. Pidin natuke joogat tegema teel Mamblasse. See on kuriteo sees, mida esitab Law and Crime. Mina olen Elisabeth Miller. Enne kui me selle juhtumi juurde läheme, tahan ma teile rääkida ühest rakendusest, mis teile kindlasti meeldib. Selle nimi on Upside. Upside annab teile raha tagasi. Jah, lisaraha tagasi igapäevaste ostude, nagu kütus, toidukaubad ja kaasaostetav toit eest. Tee nii, laadi Upside tasuta alla, vali pakkumine nende enam kui 100 000 asukohast ja maksa nagu tavaliselt oma kaardiga. Seejärel kinnita ost ja voilà, raha tagasi. Näiteks, kui ma tahan ühel õhtul toitu kaasa osta, otsin ma kõigepealt Upside pakkumisi. Pärast ostu ilmub raha minu rakendusse, mille saan otse oma pangakontole kanda. Upside'i sagedused kasutajad saavad keskmiselt $254 aastas tagasi. Et alustada raha tagasisaamist, klõpsa kirjelduses olevale lingile või skaneeri QR-kood ning kasuta sooduskoodi ITC, et saada oma esimese paagitäie kütuse iga galloni eest lisaks 25 senti boonust. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga see video ilmus pidevalt minu FIPs. Politsei sõnul said need 2 OnlyFansi sisuloojad nii palju hoiatusi, et kahjuks tuli lend peatada. Ja kui neid vanglasse saadetakse, muudab see duo oma avaliku politseisaatel väljaviimise väikeseks võimlemisetenduseks. On 9. jaanuar 2026, oleme Miamis, Floridas. Miami rahvusvahelises lennujaamas. Kell on veidi üle 17:30. Kui politseinikud saadetakse American Airlinesi terminali pärast teadet 2 purjus reisija kohta, kes keelduvad lennukist lahkumast. Kui politseinikud jõudsid väravasse E5, rääkisid nad lennufirma juhatajaga, kes ütles, et 2 reisijat olid esimeses klassis. Probleem on aga selles, et nende pardakaardid seda ei näidanud. Enne kui me jõuame kehakaamera salvestiseni, näitame siin 2 reisija vaatenurka, kes postitasid oma tembutamised sotsiaalmeediasse. Kas teil on oma pardakaardiga olemas? See on hullumeelne. Ei, meil ei ole. Ilmselgelt oleme me purjus ja te ei taha meiega tegeleda. Mul ei ole pardakaarti. Vaadake meid. See juhtus pärast seda, kui nad dokumenteerisid oma teekonda lennukile, tehes näiteks kätelseise ja twerkides lennusilla peal. 2 reisijat tuvastati kui 31 aastat vana Jordan Landry ja 34 aastat vana Sonia Blanchard, kuid neid tuntakse paremini nende OnlyFansi kasutajanimede järgi, Lacey Jane ja Sonia Mallory. Nüüd hüppame tagasi kehakaamera videole, et näidata hetki, kui politseinikud lennukile jõuavad. Selleks hetkeks tundub, et mõlemad on oma õigetel kohtadel, kuid keelduvad lennukist lahkumast. Kiire küsimus. Kas me võidki teada, kuidas tundma, kui teil on... Nad keelduvad. Mul on pärast seda, kui nad lennukist lahkuvad. Lennujaam 32 jaoks on meie... Ma ei olnud. Hello. Land. Nagu, et Jürafia. Ma ei pea eelmisel nädalal tagasi olema. Ma ei allu. Ma olen lihtsalt kapten. Ma ei allu. Sa oled kindel? Sa oled kindel, et oled minuga? Ütles kaks sinu reisijat istuvad esimeses klassis. Nad võtsid jongi vastu, hakkasid jooma ja siis kästi neil tagasi oma kohtadele minna, aga nad olid juba purjus. Nii et nüüd palun ma neile tulla ette, et saaksin nendega rääkida. Nad keeldusid tulemast välja. Sellepärast. Tere, oodake. On möödunud juba mõnda aega. Ma jälgin neid. Andke neile teada, et nad peavad lennukist väljuma. Kui nad seda ei tee, siis me evakueerime kogu lennuki ja eemaldame nad jõuga. Selge. Hästi. Suur tänu teile kõigile. Meie jaoks me ei teeks seda. Now nende, kuidas on? Power in the back. Power in the back. Sildaga.
Nagu näite, on lennuk täis teisi reisijaid, kes ilmselt üritavad aru saada, mis toimub, kuid nad on tõenäoliselt ka valmis, et lend algaks. Aga siis juhtub vastupidine. Nad keelduvad. hästi. Laske kogu lennukist reisijad maha. me peame lennuki tühjendama. Nüüd ta kasutab me lihtsalt tuleme ülesse. Nad on täiesti tagaosas. jah, see kõik on lihtsalt selle maski kandmiseks, distantsi hoidmiseks, kõige tipus olemiseks. Ja see on juba 4. kord, kui ma sulle ütlen, et ma ei tule siipoolt ära. Lihtsalt, et me saame selle käsile võtta. Vabandust. Nad ei teapa mind peatada, ma pean. Küsima neid. Kui nad ei tee seda, siis me lihtsalt... Pole probleemi. Anna neile teada, et nad peavad lennukist lahkuma. Nad arreteeritakse loata sisenemise eest. Tead mis? Ma annan neile ise selle lilla. meil on hädaabikõne, sa oled kanalil 48. Sa oled kanalil 48, suurepärane. Ma pean sinu vees rääkima. Kuula sind. Kuula, mis juhtuma hakkab. See on see, mis juhtuma hakkab. Kui te kohe lennukist ei lahku, siis ma tühjendan selle lennuki ja teid arreteeritakse loata sisenemise eest. Kas te saate sellest aru? Kas te saate sellest aru? Kas siin on mõni advokaat? Olgu, nagu ma ütlesin, me tühjendame selle lennuki ja ma viin teid vanglasse. Kas te saate sellest aru? Olgu, ta saab sellest aru. Aitäh, Joe. Hästi mehed, hindan teie aega väga. Kas sa tahtsid enne sündida või tahad, et mina sünniks enne? Ma ei tea. Igaüks, kes on kunagi pidanud lennukist väljuma, teab, kui tüütu see protsess kõigile on. Sa pead kõik oma asjad kokku korjama, lennukist maha minema ja loomulikult tähendab see, et sinu lend hilineb veelgi kauem. 2 neist lähevad siiski mõlemad, sest ta oli kõrvaltoas ja kuulis sama kõnet. Ma juba ütlesin talle, ma hoiatasin teda, ta ei tõusnud üles, ta läheb vanglasse. Nii et nüüd peavad kõik reisijad ükshaaval lennukist väljuma ja need, kellel on järgmisele jätkulennule lühike ümberistumise aeg, ei ole rahul. Mis nüüd siis saab? Me kõik jään oma ümberistumisest ilma. Aga kui meil on ainult 30-minutiline ümberistumine, rohkem polegi. Me korraldame teile uue broneeringu. Kohtume sealpool. Ma lähen vaatan, see näeb välja nagu hotell. Ma pean küsima öömaski. Ma tean, et me saame selle. Kui ta möödub, vii need inimesed tagasi, et me saaksime siin asjadega tegeleda. Veendu, et sa võtad selle raamatu kindlasti selle lepingu juures. Ma näen teda, kus see teine on, kes üles tuleb. Okei, nüüd oleme valmis. Oleme valmis. Me päästsime kogu lennuki. Me ei taha, et kõik tuleksid. Tema on siin see teine. Tule nüüd. Saame selle kohe kätte. Ase-šerifid suudavad panna Sonja ja Jordan vahi alla, kuid see on alles algus veel suuremale kaosele, mis kohe puhkeb. Plaksuta käsi. Sinu ring oli alguses, kun alustasime. Mis asi? Kui ma ütlesin sulle, et lahku lennukist. Siis sa pididki lahkuma. Kui sa ütlesid mulle, et ma su advokaadile helistaksin. See ongi see, mis juhtus. Jah, mind ei koti. Mu advokaat võtab sinuga ühendust. Nii et miks sa oled nii? Oota. Ikka meie lennul. Me oleksime ikka saanud lennata. Sest ma ei istunud õiges kohas. Sa teed seda, sest ma ei istunud õiges kohas. Mul on kõik sõnad salvestatud. Nad lihtsalt teevad oma tööd. Nad täidavad oma kohust.
hästi, lähme. Mul on vaja, et keegi annaks mulle infot selle kohta. Stewardessi, piloodi ja selle härrasmehe kohta. Ma olen nii rikas. Mul on vaja naissoost töötajat läbiotsimiseks. Seda on raske sulle öelda. Ei. Mind visatakse välja. Välja, sest ma ei näinud. Õiget iste kohta. Tõuse üles. Tõuse üles! ja Jordan Lantry otsustab hakata tegema seda, mida ta nimetab joogaks. Aga pärast nende kahe arreteerimist sotsiaalmeedias levinud viirusliku mobiilivideo põhjal võivad teised öelda, et ta teeb lihtsalt spagaati. Mind visatakse välja, sest ma ei istunud õigel kohal. Ema, tõuse üles, tõuse üles, tõuse üles, tõuse üles, tõuse üles. Nii. Ema, tõuse üles, tõuse üles. Tõuse üles. Noh, tõuse üles. Oh, vabandust, ma lihtsalt pidin metsu minema, pidin joogat tegema. Nii et kerime natuke tagasi ja vaatame asetäitja keha kaamerat, kui ta saadab Sonjat minema, sest loomulikult ei suuda ta end tagasi hoida ja teeb ka natuke joogat. Me pidime ikka veel saama oma lennule minna. Me ei oleks tohtinud tulistada. Läbi. Sest ma ei istunud õiges istmes. Sa teed seda, sest ma ei istunud. Õiges istmes. Video, mul on sõna otseses mõttes kõik salvestatud. Nad lihtsalt teevad oma tööd. Nad täidavad oma osa. Üks hetk. Ma tegelikult surin. Ma olen algaja. Kuule, CJ, mul on kahju, aga mul on tõesti kahju. Ma tõesti pean seda tegema. Mul oli see videol ja videos olid need kutid, kes ütlesid, et ma ütleksin sulle, et see on hea, sest ma tegin seda. Mind visatakse välja, sest ma ei rääkinud õiges kohas. Tule, tõuse üles. Vabandust, ma just käisin pissil. Ma pidin natuke joogat tegema teel vanglasse. Oh jumal küll. Jookse! Ära ütle, et tahad süüa. On veel üks, jah. Ma pean tagasi minema ja selle võtma. Tegelikult... Ma pean oma kirja uuesti saatma. Ma olen oma lapsed päästnud. Ma pean oma kirja uuesti saatma. Ei, ära istu esimeses klassis. See on hullumeelne. Ma pean olema mustanahaline. Ma pean seda saama. Laske on sügis, sest ma pean korras olema.
ma hoian oma mehe endale. aitäh, Briti. hei, ära istu valesse kohta. ei, ma ütlesin neile kuttidele, et nad aitaksid mul selle unustada. Need kutid seal, ma ütlesin neile, et äkki saavad nad mulle infot piloodi või stjuardessi kohta. Meid on neist 4. seal on veel üks. kes veel läheb? Jah? ma pean tegelikult minema, et oma posti rahulikult kontrollida. kuule, ära istu valesse kohta, muidu sind arreteeritakse. kuule, ära istu esimesse klassi, muidu sind arreteeritakse. ma ei tea, et ma leiaksin selle üles. Ma ei arva ka nii. Lähme alla, väljume uksest 11 ja ma olen parkinud korrusele. Sonja ja Jordanile esitati süüdistus väärteos, nimelt hoiatuse eiramise järel võõrale kinnistule sisenemises ning nad viidi vanglasse. ma pean olema. 12. Mul oli see kõik videol ja siis ütlesin sellele mehele, et ta sellega välja tuleks. Nii et ma olen nagu... mis sa ütled, ma ei näe. Ma tahaks jääd oma kohale ja... see pole probleem. Nii et... kes iganes. Kes iganes on mis tahes liikumises, juhtub igasuguseid asju. See ei ole ilmselgelt minu esimene arreteerimine, aga nii see lihtsalt on. Kus su isikut täiendav dokument on? Minu käekotis. See on sul kaasas? Miks see peaks me kaasas olema? Ei, sul ei ole oma käekotti kaasas. Teie arreteerisite mind. Kas su käekott oli ülapagasiriiulis? Jah, ei, mu käekott oli põrandal katki minemas. Nad hoiavad mu käekotti põrandal. Ma lihtsalt küsin sinult endalt. Ma loodan, et see on käes. Get this bag out of here. Lähme. Aitäh. Raudtee on meie taga, ma just nägin. Ja keerab üle peale, siis ei tee haiget. Pane oma õlik jalgadele ja põlved ühele või teisele poole. Nii on palju mugavam. Aga nad lasid mul niimoodi taga istuda. Mees? Ma ei ole agressiivne, ei! Ma pean need taha panema. Ma olen siin taga olnud ilma nendeta. Need ei tule ära enne, kui me vanglasse jõuame. Ma ei saa neid ära võtta. Ja neid ei võeta ära enne, kui sa jõuad vanglasse. Ma panen need ette. Lase mul nurka alustada. OnlyFancy duo on nüüdseks vanglast vabastatud.
Mitmete Miami uudisteallikate sõnul kasutasid need 2 oma viiruslikku arreteerimist ära ja hakkasid müüma kaupa, millel olid nende arreteerimisfotod. Aitäh, et liitusite minuga selle Inside the Crime'i episoodi jaoks. Mina olen Elisabeth Noller ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.